Küsisime paari nädala eest oma jälgijate abi, et mitte teha mingit järjekordset mõttetut videot, kus ProBooki kiidame sellepärast, et see on äge ja hõbedane. Teie kommenteerisite kui arvuti ostjana, mis on oluline enne, kui te sellise suurema investeeringu ära teete. Seega, antud video koosneb täpselt nendest küsimustest, mis on sinule olulised. Meil on siin laua peal alla 1000 eurone HP ProBook, mis on äriklassi süler ja suht koht miinimum, mida üldse on mõistlik sülearvutina osta. Seda on võimalik uuendada, seda on võimalik parandada ja mis kõige tähtsam, see kestab kauem kui mingi suvaline paarisaja eurone prügi. Esimene küsimus oli pordid ja mitu molu saab ühendada. Siit külje pealt näen ma ühte USB-A suurt porti ja interneti kaablipesa. Teisel pool on veel 2 suurt USB-d, üks USB-C ja laadimisport. Sealjuures USB-C suudab samuti sülerit laadida. Lisaks on olemas 3,5 tolline kõrvaklappide pesa, HDMI täismõõdus sealjuures ning micro SD-kaardi pesa. Oleks äge, kui see oleks suur SD-kaardi pesa, aga see on parem kui mitte midagi. Ning monitoride seisukohast HDMI ilmselgelt tähendab, et sa saad siia ühendada monitori külge ja proovisime ära, et USB-C kaudu on võimalik lisada ka teine monitor ja antud juhul siis ka juba tuleb siit kaasa suur SD-kaart ja 2 USB 3 ja nii edasi. Ehk lisavidin äkki maksab mingi 40 eurot, tõenäoliselt ainult HDMI pordiga saab veelgi soodsamalt. Kui võimas või nõrk on see arvuti võrreldes mingite lipulaevadega? Mis on selle arvuti töökindlus? Alustame sellest, et arvuti võimekus sõltub suuresti sellest, milleks sa seda arvutit üldse kasutad. Võin kohe öelda, et sellel arvutil ei ole mingi edev 4K ekraan, i7 või i9 protsessor, aga milleks sul neid üldse vaja on? Kui me räägime arvutist, mida sa kasutad peamiselt kontori, koolitööde, tekstitöötluseks, video, kõnedeks, internetis surfamiseks, siis tegelikult sul ei ole vaja mingisugust tipu riistvara. Tänu sellele, et see arvuti võib-olla on natukene nõrgem kui kõige kõvemad mänguriarvutid, tähendab seda, et see ei kuumene üle, see arvuti ei ole lärmakas, selle aku kestab oluliselt kauem. Näiteks mänguriarvutite kohta on aku keskmine eluiga mingisugune 2 tundi, selle aku kestab 7 tundi. Mõtle, milleks sa endale arvutit üldse ostad ja siis hakka valima kokku, millist riistvara sul sinna vaja on. Tänu sellele, et selle arvutil on suhteliselt keskmine riistvara, on see ka suhteliselt soodne. Ehk siis HP ZBooki mingisugused täieliku lipuka saab kätte umbes, 3000 euroga. Paned riistvara juurde, maksad ka 4-5 tuhat. See arvuti maksab alla 1000. Normaalne aku, paikne, ei kuumene üle ja on mõistliku hinnaga. Kontorisse, koju, koolitööle, paned aga kotti ja lähed ja töökindlus. Jah, selle raha eest on võimalik saada mingi plastikust mänguri arvuti, mis on üsna suure tõenäosusega parema konfiga, edevam, ägedam, sinised, punased leedid, aga kuna see on plastikus, siis arvatavasti näeb ta aasta pärast välja umbes selline. Ja kus neid arvuteid osta saab? Selleks on lingid video allkirjelduses. Videokaart ja arvutimängu-test. Pean tunnistama, et ma ei ole ühtegi arvutimängu mänginud sellest ajast peale, kui meil õhukene sinine tuli pikka testi ja me seda proovisime. Seega, peale väikest guugeldamist leidsin mängu, mis on väga popp ja kuna siin internet on natukene kasinavõitu, lubas Gert selle kohe tuua. Helistame Gerdile, küsime, kaugel ta on. Juu. Kuule, Gert, kaugel sa oled? Kuule, mingi 20 minti, et ma käin raamatukogust läbi ja kohe jõuan. Raamatukogust? Jah. Okei. Davai, varsti näeme. Kuule, käes. Gert, mis see on? Ma ütlesin sulle Minecraft. Igatahes oleme nüüd tagasi. Saime õige mängu peale. Siin saab täitsa ilusti joosta, hüpata, asju lõhkuda, alla kukkuda. Ma ei tea, kõik nagu toimib. Võiks öelda, et ma ei tea, saab mängida küll vist või?
Oih, nii, siit hüppame üle. Kusjuures ma ei ole üldse väga ammu tagurpidi mänginud. Oota, siin sai lõhkuda ka. No, see asi. Oih, see ei ole see nupp. Marko, jätkame. Jah, vabandust. Igatahes mängida saab. Kuna pandeemia on täies hoos, siis järgmine küsimus on, kuidas töötab veebikaamera ja kaua kestab aku? Aku kestab normaalselt. Me oleme kogu selle video salvestamise aja mänginud sellega mänge, teinud siin mingisuguseid tekstikorrektuure, proovinud veebikaamerat ja lubatakse normaalse kasutuse juures umbes 7 tundi või isegi natuke rohkem. Ja vaadates seda akut 73% on veel praegu, ehk siis ma ei näe selles mingit põhjust kahelda. Veebikas on täitsa niitsekas. Võiks olla parem nagu telefonil või tahvelarvutil, aga näiteks mürasummutus väärib sellel arvutil täitsa kindlasti ära mainimist. Põhimõtteliselt saaks sellega lennukis videokõne teha, ilma et tausta müra segaks. Isegi see Facepalm kõne saab sellega teha, kui sul on Apple'i seade, mis selle kõne alustab ja nii edasi. Mis järgmiseks? Saab Apple'i ja PC vahel faili hakata tegema või? Vaevalt. Millest on tehtud korpus ja millest on konkreetse arvuti hinged? Vaatame, mis karul kõhus. Põhi on meil plastikust, aga tegelikult kogu see kandev korpus on alumiiniumist ja sisemine osa, kuhu siis on kinnitatud kogu riistvara, on tegelikult see raam on plastmassist. Mis on niimoodi, et Elitebookil on põhimõtteliselt kogu see sisemine osa on samuti alumiiniumist, mis tähendab, et ta on veel õigem, aga samal ajal on ta märkimisväärselt kallim, ehk siis sama hinnaga sa saad mingi, ma ei tea, 4 generatsiooni vana Elitebooki. Nii, siin on meil siis Wi-Fi kaart, üks mälupesa on vaba, antud juhul konkreetne mälu on 8 giga, ehk siis siia saad väga kerge vaevaga teise 8 gigase pulga veel juurde panna või siis, ma ei tea, 32 giga kokku panna või mida iganes. Mis meil siin on? Ja siin on muidugi M2. Põhimõtteliselt meil on siin kõva ketas 256 gigabaiti. Greendice, kelle põhimõtted meile väga meeldivad, ütleb, et tegu on praktiliselt alumise otsa HP arvutiga, ehk siis põhimõtteliselt viimane või kõige soodsam variant, mida üldse on mõtet osta, sest kahju on öelda, aga ülejäänusid ei ole võimalik parandada, ei ole võimalik võib-olla uuendada, sest sul mälud ja kettad on külge joodetud. Sellel on varuosasid saada, nii et minge vaadake kindlasti nende lehele ja nende põhimõtted üle, et greendice.ee. Arvutit puhastada, võtad põhjakaane alt ära, saad ligi ventilaatorile, jahutusele, kõik jupid on võimalik küljest ära võtta, välja vahetada, puhastada, sealhulgas ka akut, juhe lahti, uus aku sisse ja selle arvuti eluiga ma ei näe mingisugust probleemi, miks ei võiks kesta 5-10 aastat. Gaas on tal alumiiniumist peale, et see on käe all on külm. Nii et see on tegelikult päris hea, see kaitseb ekraani, mis on nagu kõige kuradi õrnem koht tavaliselt selle paugu jaoks. See alumine pool, kui see mingi väikse litaka saab, ei ole hullu midagi. Maagiline sinine suits, kes ei tea, on tegelikult see, mis paneb elektroonika töötama. Kogu sinine suits jäi arvuti sisse, välja ei tulnud midagi, töötab nagu muiste. Thanks, Taavi, aga Kentuud me ei viitsi installida. Kõige olulisem küsimus, saadavusgarantii. Konkreetseid arvuteid ProBooke teame, et on võimalik osta nb.ee kaudu. Neil on reaalne laoseis, lisaks konkreetne arvuti ja üks 15-tolline, kui me need oleme tagasi viinud, on samuti saadaval. Ja sealhulgas nemad tegelevad ka garantiijuhtumitega, ehk siis sul on päris inimene, kellega nõu pidada, päris inimene, kes sul võib-olla siin 2 aasta pärast arvuti ka ära puhastab. Et kogu suhtlus käib nende kaudu, sa ei pea ise India Helpdeskiga või midagi taolist suhtlema. nb.ee pakub Greendice'i projekti raames ka lisa aastast garantiid, ehk siis HP enda 3 ProBookidele äriklassidele üldse, ehk siis kokku sa saad 4 aastat garantiid. Ja võimalus on maksta ka 3 osas.
konkreetsed ProBookid, sõltuvalt siis kas 14 või 15 tolli, AMD või Intel maksavad suurusjärku 800 kuni 1000 eurot. Ja see on väga okei, arvestades seda, et plastmassist korpusega prügi maksab mingisugune paar sotti vähem ja garantiid saad nendele oluliselt vähem ja nii edasi, et väga okei. Minge ostke äriklass endale. Kas või kõige odavam otsa äriklass. Igatahes vajuta like, share, subscribe, sest ainult niimoodi teab YouTube, et meie videod on vaadatavad ning levitab neid ka orgaaniliselt. See aga tähendab, et me saame rohkem vaatamisi. Kui me saame rohkem vaatamisi, on firmadel rohkem initsiatiivi meile saata igasugust nodi, mida lahti kruvida ja testida. Alla pane kindlasti kommentaar, mis teemadest võiksime ka tulevikus rääkida. Seega, tarbige targalt ja ärge herneid ninna toppige. Näe, ja mine osta HP.